Viru keskusil on ilusti, peaekraan on ilusti näha. Siis on meie tehtud 3 torni maja, eks ole, 3 torni, see on huvitava valgusega siin õhtuti ja päike paistab peale. Metodisti kirik paistab ära seal. Siin nurga taga on natuke näha veel seda EVEA panka oma ümmarguse otsaga. Mateeria esitubki mingisuguse vormina. Ja vähemalt niimoodi on Jumal nagu plaaninud. Ta on meile andnudki sellise 3-mõõtmelise maailma siia, võib-olla see on ka illusoorne, aga ja ta on, ja kui ta on juba 3-mõõtmeline, siis tal on ka vorm, eks ole, see ongi vorm. Ja vorm on väga oluline muidugi. No ega meie seda nimetustele ei pandki, et tigutorn, see tuli sealt Tartust omanike ringist. Nad vist kardeti, et see omaniku nimi võib-olla muidu öeldakse, et tema torn ja veel ja kuidagi moodi see on lihtsalt sealt poolt tulnud see. Ja kuna tema plaan on spiraali kujuline, ta on spiraalne, eks ole, sealt siis see tigu on ka spiraalne, eks ole, kuidagi moodi ja niimoodi sealt see tuli. Aga põhimõtteliselt ega me lähtume geomeetriast ja me nagu väga ei jäljenda mingisuguseid nüüd looduse vorme või loodus on ikka ja tore, kui mingi plaan meenutab mingit looma või mingisugust lindu. Aga see, kuidas kogub, eks ole. Aga tigutorn oli meil jah selline, me tegime algul niisugust eskiisi, kus oli siis nagu vaja üks torn teha, oli vaja teha ka sinna see ümbrus, veel, kus see hiljem ahaa tekkis. Nii et me juba algselt otsisime vertikaali, otsisime mingid, juba need kuplid tulid sisse sinna sellele ümber, sellele hilisemale ahaale, eks ole, ja tigu. Algul ta ei olnud, ta oli lihtsalt niisugune vertikaal, mingil hetkel ta siis spiraalsus sisse ja me oleme ju professionaalid, me oleme õppinud, eks ole, seda, et see on meil juba nii-öelda emaviimaga, see, et kuidas ehitada, et ikkagi kui sa teed juba oma visandeid, siis seal on juba see sein ja see kuidagi mingi tektoonika on juba sees, see tuleb automaatselt, et selles mõttes mingisugune üldine kandev struktuur, see tuleb majale kohe juurde visanditesse, see on automaatne, see ei ole nii, ma nüüd mõtlen, kuidas see püsti seisab, eks ole, ma ei mõtle midagi, ma teen, eks ole, mööda minnes neid asju. Juba detailid ja kuidas ja millised raketised ja värgid, see tuleb siis aja jooksul. Meie tihtipeale mõtleme, kui me teeme, projekteerime, siis ennast ka sinna, isegi vahel on mõte, et ostaks sinna korteri või kunagi isegi ma olen mõelnud tihtipeale, et ma isegi tõsiselt et hakkavad selles korteris hakkagi elama ja mõtled ikka seda sinna ja aga kui sul on juba nagu see tigutorn, tal on juba niisugune suur sakraalne liikumine värk, eks ole, ega seal see allub ka mingil määral sellele üldisele kompositsioonile ka need korterikujud ja asjad. Ma kuskil on öelnud ka, et kui ma maalin, siis ma toon ennast arhitektina, et ma isegi nagu maalin siis mingisugust, seal on küll ainult tigutorn, aga on ka mingid muud, Santorini või niisugused vanad ehitised külad, seal on Pariisi üks jupp, et ma olen nagu selle maja arhitekt, ma ei viitsi täpselt teda teha, nagu ta on seal, mingid minu uued aknad ja värgid ja kuidagi võtadki seda, kui kujundad teda, eks ole, juba maalides oledki nagu arhitekt. Aga jälle, kui projekteerid, eks ole, siis kujutad ennast juba kunstnikuna või maalijana. Vaatad siis, kuidas need aknad lähevad ja värvid või asjad kuidagi moodi. Nii et see on suur kingitus. Võtta elu üldse, mitte ainult arhitektuuri, aga ka kõike kunstina.
meie jaoks see projekt ei olnudki niivõrd arhitektuurne, vaid justkui nagu maastiku koreograafia, et kuidas me kõik need erinevad tegevused ja asjad siin maastikus justkui nagu välja joonistame ja omavahel nii-öelda kokku kõlama paneme. Ja selliselt me justkui nagu vormini jõudsimegi natukene mõnes mõttes tsoneerides või kuidagi nagu väga selgeid jooni või selliseid võtteid kasutades, et me justkui tahtsime mõelda, et me ei tee siia mitte ühtegi maja, et meil on lihtsalt mingisugused alad ja mingisugused kohad. Näiteks seesama piletimüügikassa või niisugune infopunkt, et see on mõnes mõttes nagu uuristatud ühe selle selge seina sisse. Ja seesama sein, see tugimüür tegelikult jookseb kogu väljaku ala läbi, et ühel hetkel moodustab niisuguse T-serva, siis ta pöörab ringi, siis tekib siin üks auk, kus sees on kõik WC-d, siis tuleb edasi, vaikselt muutub ta niisuguseks nagu maastiku osaks, teeb nii-öelda tribüüni tagumisele serva peale ja seal taga muutub uuesti niisuguseks tehnoruumiks ja siis pöörab ringiga jälle teistpidi tagasi ja muutub niisuguseks tribüüni taguseks käiguteeks. Ehk siis kogu see ala ongi joonistatud niisuguste nagu väga selgelt inimest jälgivate joontena. See laululava traditsiooniliselt, kui me vaatame Eestis, tegelikult see on üsna levinud tüpoloogia. Ta on üldiselt oluliselt väiksem ja kui me räägime näiteks sellest, et ta peaks ka akustiliselt töötama, siis okei, meil on Tallinna laululava, mis on tohutu suur ja mis töötab ka akustiliselt kaasa, aga isegi laululava või nii-öelda enamus neid pidusid peetakse ikkagi koos võimendusega, et see tehnoloogia on juba nii palju edasi läinud, et sellist nii-öelda kõlakoda tegelikult Keila isegi ei tahtnud selles nii-öelda traditsioonilises mõttes. Ehk siis, et see, kuidas siin see sündmusruum tekib, on ka natukene võib-olla teistmoodi mõtestatud, et meil ei ole sellist ranget trepistikku, kus kõik istuvad, kuigi seal on teatav astmelisus on olemas, kus siis see koor koguneb. Meil ei ole niisugust nagu tagaseina, meil ei ole lava, aga mõnes mõttes akustiliselt nii-öelda lava katus töötab kaasa selleks, et ta suunab heli ja mis võib-olla siin on veel olulisem kui see, mis see lava ise on see, et kuidas ta suhestub publikuga ehk siis vahemaad kuulajate ja lauljate ja esinejate vahel, et see on just, kui siin timmitud peaaegu perfektsuseni. Lava on pötsti keset seda ala, üks suur, tugev, dominantne täpp, kui kosmosest vaadata. Ja siis meil tundus, et meil tegelikult on ka ainult katust vaja. Ja kui see katus töötab natukene mõlemale poole, siis tekib suur ja väike lava. Ja see kontseptuaalselt justkui on nagu niisugune küngas või kuhi keset küla, kuhu siis see esineja otsa ronib ja siis hakkab leelotama. Ja inimesed on siis vastaskünkal ja kuulavad. Et seesama asi väljendub seal väikse tribüüni peal ja siin suure tribüüni peal. Ja siis mõnes mõttes koosnebki natukene kahest elemendist. Üks on niisugune lendav katus, mis on seal kohal, justkui nagu UFO, mis on siia maandunud. Ja siis on niisugune maastik, mis on justkui nagu alt üles kuhjatud, kuhu siis nii-öelda ronib esineja otsa. Et see on nagu niisugune koht, kus kaks maailma saavad kokku. Ja kui me räägime niisugusest nii-öelda pidulikkusest või niisugusest nii-öelda sündmusruumist, siis meile tundus hästi oluline, et see lava katus oleks mõnes mõttes kaunistatud on vale sõnaga, et oleks justkui nagu välja peetud, et ta mõjuks pidulikult, ta mõjuks justkui nagu instrument või teatav vilepill või teine analoogia, mida me oleme kasutanud, kust me natuke inspiratsiooni saime, on need pulksirged männid, mis siin männipargis ümberringi on, et see mõnes mõttes annab ka nagu väga selge vertikaalse postirütmi, mida me tegelikult oleme siin igal pool mujal piiretes, valguspostides ja natukene kaasa toonud. Kuni selleni välja, et see natuke akustiliselt kaasa töötav betoonmüüritis on oma välispinnalt justkui nagu niisuguse palgimustriga, et tal on ka niisugune teatav helimurdev efekt ja selle me saavutasime justkui niisuguste vertikaalsete puutüvedega. Meile tundus, et see ülesanne on nii mitmetahuline ja me ise ajasime selle hästi mitmetahuliseks, et kas juba see, et siin selle lava ümber, selle alumise pinna peal on niisugune tohutu betoonplaat,
mille nii-öelda olemuslik tekkelugu on see, et tegelikult talvel on see juba sisse ehitatud uisu jääväljak, ehk siis, et muidu tehakse jääväljakuid ajutiselt, siin on see nii-öelda integreeritud sisse, mis tähendab seda, et tegelikult seda peab talvel saama kasutada, millel on oma suurus ja kõik niisugused vormi küsimused tegelikult natukene tekkisid mingisugusest sisendist ja kui kõik need erinevad sisendid kokku panna, siis ta mõnes mõttes vormubki selliseks, et see ei ole selline projekt, mille sa joonistad nii-öelda ühe pintslitõmbega valmis, ütleb, et siia mahub kõik ära, niisugune kuju peab olema, vaid kõik need erinevad väiksed niisugused osised ütlevad, et ma tahaks sellist ruumi, aga mina tahaks sellist ruumi, aga mina tahaks sellist ruumi, mul on vaja nii palju ruumi, et kui kõik need kokku mängida, siis tekibki niisugune teatav harmoonia sellest. Mõnes mõttes on nagu arhitekti ülesanne vormi kasutada seal, kus on vaja mingite konkreetsete asjade jaoks. Kalevi staadionil on selge, et see tuletorn oma niisuguse tugeva, lihtsa, arhetüüpse vormiga peab justkui mõnes mõttes mõjuma nagu skulptuur või niisugune nagu väga selgelt pidepunkt. Selle inspiratsiooniks on olnud mõte niisugusest nii-öelda mullakamakast või niisugusest maamassiivist, mida me oleme siis justkui nagu üles kasvatanud sealt maapinnast välja. Ja see on vormistatud niisuguse musta betoonina ja selle nii-öelda praktilisel elluviimisel muidugi oli nagu tohutult palju tehnilisi keerukusi, sest et loomulikult sa ei taha näha, et kuidas see on valatud, kuidas see on tehtud, kuidas need puugid seal välja näevad. Ja see lõpuks taanduski sellele, et me tegime niisuguse kontuurse betooni vormi põhja, mis siis kuivades eemaldati ja siis olid sellised teravad sakilised servad, mille kohta ehitajatlased, et oi, et meil osad nurgad võib-olla kipuvad katki minema. Ja siis me läksime seda üle vaatama ja võtsime puutoika ja ütlesime, et aga kuulge, see näeb päris hea välja, kui see kõik maha nii-öelda nüsida ja siis tekibki niisugune teatav reljeefsus sinna betooni pinnale, mis mõjubki natuke nagu niisuguse mullakamakana. Tuletorn ühelt küljelt on niisugune sümbolehitis, et see ta ei ole nagu niisugune tohutu lõkkeplats, et mõnes mõttes see tuli on seal natukene nagu üks nurgake, aga teiselt poolt on selline võimalik spordivõistluste jaoks ekraan kinnitada, et ta mõnes mõttes on nagu niisugune üdini vajalik asi, aga et ka niisugused vajalikud asjad mõnes mõttes teatava vormi peavad saama, et selles mõttes ongi, see on jah, arhitekti ülesanne ja tegelikult see tuletorn ise jätkub sisuliselt astmetena ka kogu nii-öelda staadioni servani ja sealt on tegelikult ka väga hästi näha, et kui see päriselt kõik valmis ehitatakse, mida me sinna projekteerinud oleme, siis tegelikult tribüüni kauss läheb nagu oluliselt palju suuremaks ja sealt mõnes mõttes praegu see vormub ainult üks väike fragment, mis on praegu näha. Et loodame, et tulevikus ehitatakse siis kogu staadion valmis. Minu jaoks võib-olla betoonis kajastub kõige rohkem sellist igavikulisust, pikaealisusest, tugevust, vastupidavust, silmale ilusat vaadet ja äkki sellist ajatut olekut, et ta on nagu niisugune ajatu materjal, mille eluiga on pikk ja vajab vähe hoolt. Enda hoovi peal olevad siis hooned, üks on grillhoone. See on siin ka umbes 20 aastat seisnud ja selle hoone juures ma olen hoidnud seda, et ma teda ei puhasta, et siin näeb siis, mis betooniga looduses juhtub. Et kui elumajal on konstruktsiooniliselt tekitatud katusele parapett, et välisseinad ei määrduks, siis seal ei ole katusel katet, ei ole parapette, kõik, mis katusele ladastub, jookseb mööda seina alla ja ongi tore. Ja tegelikkuses temaga siis mitte midagi ei juhtu, eks ole.
see on selline bungalo, sellest me tundsime natukese sellepärast puudust, et siit käis tuul läbi ja siis sai selline natukese varjualuse moodi tuuletõkke sein tehtud. Ja ka bassein on tehtud eraldi juurde pärast hoone valmimist. See on natukese mu enda selline vormi nägemus, et kõik ei pea olema kandiline, et siis antud kujundid said sellised kumerate nurkadega, ära lõigatud nurkadega saun ja puurid. Vormi poolest on antud lahendused sellised üsna betoonimehele, tavapäraselt lihtsad. Võetakse statsionaarne raketis, moodustatakse sinna sisse selline kujund, nagu on siis kas arhitekti poolt või enda poolt välja mõeldud ja lisatakse sinna siis raketise pinnavorme, pinnaviimistlusvorme ja saavutatakse lõpptulemus, siis on ta siis laudraketisega või siledapinnaline. Tehnoloogilisel poole pealt on selline lahendus lihtne, et võetakse tavalised statsionaarsed raketised, mis siis moodustavad kas ristkülgkujulise või ruudukujulise vormi. Sinna sisse siis ehitatakse erikujulised vineerist, puidust, kumerused, nurklikud kujundid, mis iganes. Ja need kaks konstruktsiooni on valatud tegelikult siis Küllili asendis ja praegusesse asendisse on nad peale betoneerimist siis tõstetud eraldi. Disaineri võimalused betoonpinda nagu elavdada või ilmestada, siis üks võimalus on kindlasti puhtalt graafiline, et näiteks Mustamäe huvikoolil kuuarhitektid pöördusid meie poole palvega, et me kavandaksime sinna fassaadile figuure, mis siis valati kohe betoonpaneelide sisse. Ja idee oli nende poolt juba, et seal võiksid olla lapsed ja jõudsime siis lõpuks tulemuseni, kus igal küljel, mõnel isegi kaks, on sellised üleelu suurused figuurid, siluetid lastest, kes siis tegelevad asjadega, millega selles majas reaalselt on võimalik tegeleda. Ja nad on sellised meenutavad nagu paberlõiget tegelikult, aga siis üleelu suuruses ja betoonis. Ja ehitaja teostas need lõpuks pestud betoonitehnikas, et erinevad tekstuurid siis moodustavad selle, joonistavad välja siluetid. Kiviõli ühishoonel kavandatud 3D prinditud pannoo, selle algidee sai alguse sellest, et mis asutused seal Kiviõlist siis nagu ühte majja kokku pandi ja kui me otsisime sellele nagu niisugust ühtset ideed või sümbolit, siis tundus sõrmejälg hästi niisugune mõneti loogiline nagu valik, et see on jälg, mida me ise nagu sedasi endast jätame ja eriti tänapäeval on sellest saanud selline, ta on nagu turvalisuse sümbol, et see on nagu lukk ja võti korraga.
ja 3D printimine oli tegelikult see, millest suhteliselt ka asi alguse sai, et me kindlasti soovisime seda printida. Me olime kuulnud, et selline võimalus on olemas TalTechis ja nagu TalTechi poolt oli ka hästi suur huvi, kui me selle ideega nende juurde läksime, et jaa, muidugi me tahame proovida. Kolmde printimine on iseenesest suhteliselt lihtne. Arvutis disainitakse kujund sarnaselt plastmassi printimisele. Kujund muudetakse koodiks, kood sisestatakse printerisse ning printer iseenesest on täisautomatiseeritud. Käivitades algab printimine, mis on võrdlemisi kiire protsess, võrreldes plastmassi printimisega kordades kiirem. Selline linnaarhitektuuriline pink valmib umbes 20 minutiga. Enne kui me alustasime pitseri printimist, siis meil oli katsetuseks või tegelikult enne katsetasime, siis jõudsime tegemiseni Rapla riigimajas Kärajad, kus siis me katsetasime just koloreeritud betooni ja väikevormide valamist betoonis. Võtsime idee riigimajade brändist, kus on ära nagu kasutatud väga osavalt Eesti riigivapp. See on lammutatud väikesteks geomeetrilisteks osadeks ja me võtsime siis need geomeetrilised osad ja muutsime nad ruumiliseks. Rapla Kärajate puhul oli ilmselt üheks kriitiliseks asjaks oli nende kaal, et kuna see hoone küll ehitati osaliselt uus, osaliselt jäi vana, et siis kuna tegu oli vana seinaga, siis ei saanud sellel väga suurt kaalu peale panna. Ja seetõttu pidime ka otsima tehnilisi lahendusi, kuidas neid kergemaks teha. Et oli variant betoonile kuidagi kergust lisada või õhku sisse pumbata, mis meil tehniliselt oli väga raske. Siis me jõudsime lõpuks sellise tehnilise lahenduseni, kus me panime suuremate betoontükkide sisse natukene penoplasti, mis viis kaalu nii piisavalt alla, et me saime selle detailide kaalu selliseks, et see kogu selliselt sobis siis ette nähtud tingimustele. Kärajate puhul me teadsime, milliseid värve me enam-vähem tahaksime saavutada ja mida me olime ka kavandis välja näidanud ja siis me hakkasime värvidega katsetama. Värvid on võetud Rapla rahvariietest, et selline sini, puna, valge, mustaga kombo ja samamoodi katsetasime erinevaid värvimuldasid, erinevaid tehnikaid ja jõudsime siis tulemuseni, et teos nimega Kärajad. Kui valatud detailid jäävad hästi siledad, siidised, tegelikult hästi nagu mõnusad katsuda, siis 3D prinditud betoon jääb hoopis teise tekstuuriga, et jääb näha see prindijoon ja tegelikult siin on isegi peal näha see prindijoon, et see on 2 joont on nagu kõrvuti ja ta jääb hästi krobeline ja poorne. Et ta käitub tegelikult tehniliselt teistsugusena ja ta visuaalselt tundub ka hoopis nagu teistsugune. Et mõneti see valatud oma sellise sileduse ja peaaegu nagu läikega on nagu, ta meenutab rohkem keraamikat, aga see on selline täiesti natukene nagu sihuke uus lähenemine betoonile.
Tulevikus maju veel printima ei hakata, kui siis väikeseid, kuid tulevik on kindlasti 3D printimise päralt, sest et 3D printeritega saab anda betoonile vaba vormi ning kasutada keerulisi geomeetreid ning ehitistes saab kasutada 3D printitud elemente ning linnaarhitektuuris ja maastikuarhitektuuris saab kasutada samuti 3D printitud elemente, mis annavad võimalusi, mida hetkel ei ole saada. Siiani oleme printinud põhiliselt katsekehi, kuid ka valmistooteid nagu pingid, vaasid ning ühe suurema asjana ka hoone, traktorikuuri, mis koosnes mitmest elemendist. Prinditud väikevormid sobivad eelkõige linnaruumi või koduaedadesse lisama mitmekesisust. Iga vaas ei pea olema sirge, iga pink ei pea olema otse.